filosoof Friedrich Nietzsche. Teate, tema esitas ühe kõige, ütleme ausalt, häirivama ennustuse moodsa maailma kohta. Ja ta ei rääkinud majandusest ega poliitikast. Ei, ta rääkis millestki palju sügavamast. Väärtuste totaalsest kokkuvarisemisest. Just nendest samadest väärtustest, mis olid lääne tsivilisatsiooni 1000 aastat koos hoidnud. Okei, vaatame, mida ta selle all täpselt silmas pidas. Ja pange tähele, see siin pole lihtsalt mingi akadeemiline filosoofia. Nietzsche jaoks oli see puhas prohvetlus. Ta oli veendunud, et kirjeldab sündmust, mis on juba vältimatult toimumas. Ta ütles isegi, et selle tuleviku muusika jaoks on kõrvad juba kikkis. Ja ta nimetas seda kõigist külalistest kõige jubedamaks. Nii et sellest kõigest aru saada, vaatame kõigepealt lähemalt seda Nietzsche kohutavat ennustust. Siis defineerime, mis see nihilism üldse on. Seejärel, ja see on eriti põnev, uurime, kuidas moraal iseenda hävitas. Vaatame dekadentsi ajastuse sümptomeid ja lõpuks, kas on ka mingit väljapääsu, kas on võimalik luua uusi väärtusi. Jah, Nietzsche ei pidanud ennast sugugi lihtsalt mingiks mõtlejaks. Ta nägi ennast otse kui arstina või isegi ennustajana, kes näeb Euroopa kultuuri eest erendavat katastroofi. Aga olge nüüd tähelepanelikud, see polnud tema jaoks mingi tavaline sotsiaalne allakäik või poliitiline korruptsioon. Ei, Nietzsche jaoks oli probleemi juur palju sügavamal. See oli filosoofiline kriis ja see kõik tulenes ühest konkreetsest kristlik-moraalsest maailmatõlgendusest, mis oli hakanud iseennast seestpoolt töönestama. Ja kogu selle sügava kriisi keskmes ongi üks ainus mõiste. Üks sõna, mida te olete kindlasti kuulnud, aga mille tähendus on Nietzsche jaoks väga spetsiifiline. Niisiis, mida see sõna siis tegelikult tähendab? Sisuliselt võiks seda kirjeldada nii. See on kogemus, kus sa hüüad universumi poole küsimuse miks, aga vastu kostab ainult kõrvulugustav vaikus. Nii et Nietzsche jaoks pole see, teate, lihtsalt tee mingi pessimism või kurb tuju, see on midagi palju fundamentaalsemat. See on täielik tähenduse ja eesmärgi kokkuvarisemine. See on see hetk, kui kõik need suured ideaalid, tõde, jumal, moraal, mis kunagi meie maailma korrastasid ja sellele väärtuse andsid, lihtsalt kaotavad oma kehtivuse. Kujutage hetkeks ette, et kõik need raamid, mis su elule tähenduse annavad, eesmärk, ühtsus, tõde, tõmmatakse sul lihtsalt jalge alt ära. Mis järele jääb? Järele jääb tunne, et kõik on asjatu, et universum on tühi ja täiesti väärtusetu. See ongi nihilismi kogemus. Aga kust see kõik siis tuleb? Kust see tähenduse kaotus pärineb? Ja vot siit tulebki Nietzsche argumendi kõige jahmatavam, kõige iroonilisem pööre. Ta väidab, et nihilismi ei põhjustanud mitte moraali puudumine, vaid vastupidi, selle põhjustas just see, mis pidi olema selle vastumürk, meie enda moraal. See on nüüd täielik paradoks, eks ole. Sajandeid oli just kristlik moraal see kilp, mis kaitses inimkonda tähendusetuse eest. Aga seesama moraal asetas ühe väärtuse üle absoluutselt kõige muu, tõe. Ja just selle hakkamatu tõe otsing, see tõemeelsus saigi lõpuks selleks tööriistaks, mis paljastas moraali enda alused kui valed. See enesehävitus toimub just kui 4 loogilises etapis. Kõigepealt moraal treenib meid olema tõemeelsed. Teiseks, see tõetunne, olles muutunud peeneks ja nõudlikuks, pöördub lõpuks moraali enda vastu. Kolmandaks, see avastab, et moraali suured väited polegi mingid universaalsed tõed, vaid lihtsalt üks vaatenurk. Ja neljandaks, see äratundmine viibki väärtuste täieliku lagunemiseni. Lõpptulemus. See ongi see. Kristlus käevas endale haua oma enda kõige hinnalisema tööriistaga. Tõetahe hävitas selles sama tõe, millele ta ise tugines. Okei, see kõik on filosoofia, aga kuidas see väärtuste kokkuvarisemine siis päris elus, ühiskonnas välja näeb? Nietzsche nägi selle tagajärgi enda ümber absoluutselt kõikjal ja ta nimetas seda seisundit dekadentsiks. Aga siin on üks oluline nüanss. Nietzsche jaoks ei ole dekadents mitte põhjus, vaid tagajärg. Kõik need asjad nagu pahed, haigused, kuritegevus, need pole tema arvates allakäigu põhjused. Need on sümptomid millestki palju sügavamast, füsioloogilisest nõrkusest, eluenergia vähenemisest. Ta ei ütle, et me peaks dekadentsi kui nähtuse kaotama. See on elu paratamatu osa, aga me peame võitlema selle nakkavuse vastu, et see ei leviks tervetesse osadesse. Kuid nihilism ise, see pole ka nii ühene. Nietzsche teeb siin üliolulise vahe. Tema jaoks on nihilismil 2 täiesti erinevat nägu. Ühelt poolt on aktiivne nihilism, mis on tegelikult jõumärk. See tähendab, et vaim on piisavalt tugev, et lammutada vanu ja kõlbmanuks muutunud väärtusi.
teisalt on aga passiivne nihilism, mis on nõrkuse märk. See on väsimus, resignatsioon ja lihtsalt alistumine tundele, et kõik on nagunii asjatu. Ja neid dekadentsi sümptoomeid, neid märke, nägi Nietzsche enda ümber absoluutselt igal pool. Sõltuvused, kuritegevus, tahtejõu nõrkus, laialt levinud pessivism. Tema jaoks olid need kõik selged märgid tsivilisatsioonist, mis on kaotanud oma suunataju ja elujõu. Kas see ongi siis kõik? Kas Nietzsche jätab meid lihtsalt sellesse süngesse diagnoosi? Ainult must masendus? Õnneks mitte päris, ta nägi ka lootuskiirt. Ja vot siin peitubki asja point. Nietzsche ei näinud nihilismi kui lõpp-punkti, vastupidi. Tema jaoks oli see vajalik puhastustuli. Jah, see on meie vanade väärtuste loogiline tagajärg, aga see on ka ülemineku etapp. See on justkui haiguslik seisund, mis teeb ruumi millegile uuele ja millest on võimalik üle saada. Ja see vastuliikumine, see ongi tema suure projekti kõigi väärtuste ümberhindamise eesmärk. See on katse luua täiesti uusi väärtusi. Väärtusi, mis ei põhine enam mingil väljamõeldud tõelisel maailmal, vaid elul endal, selle kasvamisel, selle jõul, selle võimutahtel. See on liikumine, mis Nietzsche sõnul mitte ainult ei järgne nihilismile, vaid lausa eeldab seda. Ja nii jätabki Nietzsche meid selle viimase ja olgem ausad päris provokatiivse küsimuse ette. See on küsimus meile kõigile, kes me elame tema ennustusajastul. Kui vanad tähendusallikad on kokku kuivanud, siis kust me leiame jõu ja julguse, et luua uusi? See ongi väljakutse, millega me tänapäeval silmsid seisame.